Tere päevast kõikidele! Mul on siin suur au ja rõõm seista. Ma siin vahepeal ettekannete ajal arvutasin välja, et täpselt 20 aastat tagasi mina siit Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist lendu läksin ja lendasin siis nii-öelda Tallinna suunas ja seda suurem rõõm on mul hetkel siin jälle tagasi olla. Millest ma soovin rääkida, on koostöö õppeasutustega. Ja kui ma päris algusest nii-öelda kaugelt alustan, siis mis teeb, milline on see teekond kutseala professionaaliks? Kõigepealt inimesel peab olema soov, kindel soov ja otsus. Mina näen ennast sellel erialal, sellel kutsealal, selle aja möödudes. Siis peab tegema teadliku valiku, milline on see kool, millele saan kindel olla. Kooliga seostub kohe väga tihedalt praktikabaas. Ja tõesti, nagu enne välja tuli, siis praktikabaas on üks väga oluline osa õppetööst. Ja loomulikult mõtted liiguvad usaldusväärse tööandja juurde ja kõige sellega kaasneb ju see tugivõrgustik. Et osa tugivõrgustikust, mis on kodune, sõbrad, pere, ja tugivõrgustik, mis tuleb kooli poolt, õppejõudude näol ja tegelikult ka haigla poolt, algselt juhendaja poolt ja hiljem juba see meeskond, kuhu siis tööelu sind viib. Ja nendele lihtsatele märksõnadele otsa vaadates on ju koostöö siia täiesti ja suuresti sisse kirjutatud. Kui ma mõtlen Ida-Tallinna Keskhaigla eelmise aasta numbritele, siis vaatame natukene sellele juhendamise poolele otsa. Ida-Tallinnas on umbes 2500 töötajat. Oleme suur haigla. Ja aasta jooksul on viibinud meie juures 654 praktikanti. Tehtud märkimisväärne arv praktikatunde ja käinud on meil praktikandid, üliõpilased 12 erinevast õppeasutusest ja 18 erineval erialal. Lisaks veel töövarje. Ja meie jaoks selline meeldiv ja tore number on ka see, et paljud praktikal käinud tudengid, nendest on saanud meie kolleegid. Kogunisti 57, mis on päris suur number. Ja muidugi tööandjana see praktikal viibides töölepingu sõlmimine selle järgselt on selline hea meetod. Teie tunnete asutust, meie tunneme üliõpilast, et selline kindel teadlik valik tegelikult, mis siin on tehtud. Ja me teame, et me oleme head praktikantide juhendajad. Aga alati saab paremini. Et sellepärast eelmisel aastal algatasime ka praktikantidelt tagasiside küsimise. Ja tegelikult see, mis me sealt saime, on sellise väga suure sisulise väärtusega. Et seda me kindlasti jätkame ka ise ja võib-olla mingil hetkel võiksime koos tulemustel otsa vaadata. Oleme kõrge usaldusväärsusega ka 6. kursuse üliõpilaste seas Tartu Ülikoolis ja arstresidentide tsüklite läbiviimise maht on samuti kasvanud. Et tegelikult kõik need numbrid, mis ma siin enne näitasin, on olnud sellise suureneva tendentsiga. Ja meil on olnud 172 arstresidenti, kes läbisid siis vähemalt ühe tsükli, ka märkimisväärsete tundide arvuga. Ja keskmiselt ühes kuus õppel on olnud siis 59 arstresidenti. Ja siinkohal ma tahan kindlasti kõiki meie juhendajaid tänada, et me kõik teame, et tervishoius töökoormus on väga suur igal erialal. Ja tegelikult leida see aeg ja võimalus ja soov juhendada üliõpilasi, see on märkimisväärne. Ja juhendada neid niimoodi, et see vastaks nende ootustele. Aga üks asi on numbrid, teine asi on ka sellised tegevused, mis me enda poolt oleme teinud, et hoida tudengeid enda lähedal ja tegelikult näidata ennast tudengile väga varajases etapis. Väga vahvad on olnud avatud uste päevad, osalejaid on alati päris palju ja kui saame kutse Tartu või Tallinna tervishoiu karjäärimessidele, karjääripäevadele, oleme kohal enne, kui mess on avatud.
Üks vahva asi, mille üle me ise ka rõõmsad oleme, on ITK Akadeemia. Kui me mõtleme, siis no midagi ei ole teha. Kõrgkool, haigla, suhteliselt bürokraatlikud ja siuksed ranged asutused, eks. Siis tegelikult on hirmus hea, kui tekib tudengitel võimalus küsida küsimusi, mida võib-olla alati kas juhilt ei julge või õppejõult ei julge. Et sai meil eelmisel aastal loodud selline äge asi nagu ITK Akadeemia. Üldse ei võta koolilt õpetamist üle, aga kord kuus toimuvad meil siis seminarid ja põhimõte on, et õpe toimub praktikult praktikule. Hea võimalus on näidata meie haigla telgitaguseid, kuhu, ma arvan, paljud lihtsa praktika jooksul päriselt ei jõua. On see siis lahangusaal, koepank ja töövarjupäevad erinevatesse kohtadesse. Ja loomulikult erinevad töötoad, näiteks vastlapäev, millega seostub lumi, jää, luumurrud, siis vastlapäeva lõbutsemine lõppes meil sellega, et tudengid said harjutada kipsi panemist. Ja nagu te näete, siis töö käis väga hoolega. Ja kui ma alustasin seda, et selline ka vabamas formaadis suhtlus on alati hea ja turvaline, siis kõik need suhtlused käivad Messengeris, maililistis ja tegelikult siin tõesti suur aitäh jälle Kristin Lihtfeldile, kes selle ITK Akadeemia eestvedaja on. Ja nagu näete, liikmeid on päris kõvasti. Aga nagu ma alustasin, tervishoiutöötajate töö on keeruline, vastutusrikas, siis siin on üks lõbus pilt meie sügisest, kus me Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rebastele korraldasime rebaste peo ja ristisime nad väärikalt sisse. Heal meelel osaleks ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rebaste ristimisel, kui need rebased on nõus natukene Tartust välja tulema Tallinna suunas. Ma väga tänan teid selle koostöö eest, mis on tehtud. Minu suured õnnitlused nendele väga suurepärastele juhendajatele, kes siin just ära said märgitud. Kui ma mõtlen enda õppeperioodi peale, siis imelik on see, et kuigi sellest praktikast, mis mina enamasti Tartu Ülikooli kliinikumis veetsin, selles on möödunud üle 20 aasta, siis ometi need juhendajad, need tõeliselt head juhendajad, nad on mul siiamaani silme ees. Et kui ma neid kuskil kohtaksin või näeksin, nende sõnad on mul meeles, nende näod on mul meeles, need osakonnad on meeles, et tegelikult see, mida juhendaja üliõpilasele pakub praktikaperioodi jooksul, on äärmiselt märgilise tähtsusega. Ja ma arvan, et meie ellujäämine, nii kool ei saaks eksisteerida, kui poleks tervishoiuasutusi, eks? Kellele te õpetaksite erinevaid erialasid ja professionaale. Ja meie ei saaks elada ilma kõrgkoolideta, ülikoolideta. Et ellujäämise põhisõna, põhimõte on ikkagi see meie omavaheline koostöö. Suur aitäh selle eest ja palju edukaid koos tegemisi. Aitäh!